Tere! Teen siin ettevalmistusi Reiki selliseks kursuse jätkuks. Kõik on värskelt üles ehitatud. Ja ma mõtlesin, ma jagan teiega oma uusi kaarte. Ehk siis õigemini sõnumeid nendega. Ja nimelt ma sain ka sellised šamaani tervenduskaardid. Ja ma mõtlesin, ma võtan teile sõnumi selleks nädalavahetuseks nendest kaartidest, oraklikaartidest. Ma armastan oraklikaarte sellepärast, et nad on justkui nagu meditatsioon. Nad toovad kohale, neis on väga suur selline visuaalne efekt, mis käivitab sinu intuitsiooni, sinu enda isikliku sisetunde intuitsiooni, aitab sul häälestada ennast ühisväljale ja see on ka nagu värviteraapia, rännakuteraapia ja nii edasi, kõik ühes. Ja tegelikult ma plaanin teha ka, kõik minu oraklikaardid on väga hoolikalt valitud ja ma plaanin teha ka sellise orakli kaartide lühikursuse, e-kursuse oraklikaardid kui teraapia. Et sa saaksid nii iseendale igapäevaselt kui ka oma töös teistele teenust osutada. Et toon seal üles seal lühikursusel siis erinevad viisid ja meetmed. Ja tutvustan, kuidas mina seda parimal viisil teen. Nii, sõnum tuli ka läbi. Kui ilus. Kuna ma teen Reiki kursust hetkel ja täna ma joonistasin sümboleid, mis on ääretult mu lemmikud ja nii kui ma hakkan neid joonistama või nendele häälestuma, siis nad on nii võimsad, nad taas äratavad minus need energiad, need ürgsed energiad ja need on ääretult praktilised. Et nagu te teate, ma tegelen ka kinnisvaraga aeg-ajalt ja tihtilugu on nii, kui ma tegelen kinnisvaraga, siis tihti mitme projektiga korraga ajati ja see juba, eks ju. Ja millegipärast on niimoodi kuidagi välja kukkunud. Ja tegelikult on ka Reikis selliseid nagu sümboleid, mis aitavad sellega tegeleda väga edukalt. Leida vigu, aga ka aidata müüa ja osta õiget ja leida see õige ja et teha õigeid valikuid ja tehinguid nagu kaitstud, eks ju, kõrgemalt poolt. Et see on ka, mida Reiki sümbolid, päris mitmed sümbolid, millega tegelevad. Nii. Võtan ühe kaardi veel. Ma teen siis nädalavahetuse lugemise teile, niisuguse nagu lühilugemisele. Nii, see tahab tulla. Oi, väga ilus. Okei, see läheb kokku ka. Hästi. Võtan ka teile niisuguse väelooma kollektiivile minu Spirit Animal kaartidest. Jaa. Hästi tuleb siin läbiv teema, mis on mulle alati väga satisfying, on ju, mulle väga suurt rahuldust pakkuv, kui erinevas kaardipakis tuleb nagu teineteist kinnitavad sõnumid, et see on nagu kindel teejuhtide kindel niisugune nagu fookus või sõnum, et see on minu lugemistes on see tavaline ja see on minu jaoks nii sügavalt rahuldust pakkuv. Sellepärast, et mulle meeldib tõde ja kui ma saan kinnitusi mustritele, konkreetseid nagu vettpidavaid kinnitusi, siis see on hea tunne. Ja minu kaardi lugemistel see tihti ka kipub nii olema. Oi, kui huvitav. Ja ma vaatan enda kaardidest 3
erinevast 3 kaardipakile erinevast veel kinnitust ka. Ja siis ma hakkan kõnelema, mis ma seal näen. Nii, siit juba tuli. Aha. Reiki kaartidele juba tuli, vaatame siia ka. Siin tuli ka. Olgu. Vaatasin selle ka, sest siin tahab. Okei. Miks ma teen siin šamaani tervendus oraaklitega ka, et mis seos neil on siis reikiga, et see on ju, tegelikult reikil on reiki sümbolid meisterastme sümbolites on niisugune šamaani sümbol ka, eks ju. Reiki on ju loodusseadustega kooskõlas ja sellepärast ma vahel räägingi, et ma olen selline nagu täheperekonna šamanka, eks ju. Et ma olen loodusega nii sügava maatuuma loodusega kui ka täheperekonnaga väga tugevas kontaktis, telepaatilises kontaktis, seega sellepärast ma saangi nii täpseid sõnumeid teiega jagada. Minu klientide seas on väga palju selliseid, kuidas öelda, mõistuse inimesi, äriinimesi või selliseid loogika inimesi. Ja minus endas ma usun, et on loogika ja intuitsioon kooskõlas. Ja sellepärast nad on leidnud minu juurde teed ka seda tasakaalustada. Nimelt nad ei ole skeptilised minu annete suhtes enam, sellepärast et minu anded ma olen suutnud seda nagu väljendada sellisel moel, et see on neile loogiline ja samas on seal äratundmisi või taipamisi, mis ei oskagi nagu sõnadesse panna, et nad ei oskagi seletada seda, aga nad näevad, et ma ei võta lambist seda informatsiooni ja see on lihtsalt minu anne, et mul tõesti on selgelt teadmise, tundmise, nägemise ja kuulmise anded. Ja šamaani tervenduskaardid ongi see, et kui see on meistriastme läbinud, siis tegelikult see teekond alles algab, eks ju, et seal on nagu väga sügavuti see on nagu endasse kaevumine, erinevate enda tahkude tundmaõppimine ja kõik need asjad. Ja samas ka spirit animal kaardid, eks ju, loodusega kontakt, et seos, et meis kõigis on need aspektid nii-öelda olemas läbi elude ja me saame ka äratada endas väeloomaga mingid niisugused nagu teatud looma niisuguseid omadusi. Näiteks oligi eile näiteks mesimumm on ju, et praeguses eluperioodis olen ma väga-väga töökas, produktiivne on ju, et see on mis annab mulle sellist nagu hoogu juurde või inspiratsiooni loodusest, eks ju. Et selline kuidagi nagu loodusega koostöö. Ja kui ma vaatasin siit nendest kaartidest, šamaani tervenduskaartidest, siis tuli vaatenurk. Jah, et kõikides nendes 3 kaardipakis tuleb läbi see, et on vaatenurga niisugune täiendus, rikastus, laiendus ja seda reiki imeliselt teeb. Ta loob tasakaalu sellest, ta ei võitle, ta ei vastandu, ta ei anna hinnanguid, ta on vaatleja, ta on kogeja ja ta saab aru, et erinevused rikastavad, täiendavad. Et siin on nagu selline tasakaal. Tuleb ka kodu, mis on tegelikult üks šamaani sümbol. Adonai on väga selline ka šamaani sümbol, eks ju, et see reiki on väga selline iseendas kodutunde loomine ja selle jagamine teistega, kes oskavad seda väärtustada. Ja kaardipaki põhjas oli stripping illusions, et mingi vaatenurga muutus on kollektiivis hetkel. Vaatenurg selles mõttes, et on tekkinud tasakaal.
on tekkinud enda sees midagi loksunud paika läbi selle, et sa oled endaga aus olnud, oled olnud vaatleja, mitte hinnangute andja, mitte vastanduja ja nii edasi. Ja tulid ka tegelikult raha ja külluse kaardid pigem siia juurde minu omadest ja vaatame, mis siis esimene nendest on ju rida nendest kõneleb. Tuleb raha voolab, kui olen positiivne ja avatud. Minu sisemise külluse allika seisund hetkel. Ole endaga väga aus, et kui see sisemise külluse allika seisund ei ole väga hea, siis tule kindlasti Reiki kursusele veel jõuab minu e-kursus, saad omas tempos seda tegelikult vaadata, kogeda. See on selline mõnus omas tempos ja mõtlen suurelt. Just ma tunnen ka, et nagu mingid vanad illusioonid, mingid piirangud, mõttepiirangud ja mingid harjumuspiirangud või keskkonnapiirangud on justkui nagu muutunud täiesti, et sa mõtled suuremalt, sa näed suuremalt, sa mõtled suuremalt ja Reiki aitab veel eriti sellele kaasa, eks ju. Reiki kaartidest tuli mul armastus. Siin võib olla nii, et kellegil võib olla ka nii, et armastus on neid austus või armastus kellegi või millegi suhtes on aidanud tal oma maailmavaadet laiendada. On aidanud tal tulla mingist silmaklappidest välja ja näha asju avaramalt. Ja siin tuleb ka palve, kashu, tänupalve, palve, et siin tuleb jälle, et maja ja siis niisugune palvemaja on siin ka, et ma näen ka, et hästi tullakse nagu enda sisse koondatakse ja tuntakse võib-olla tänu oma tervise eest, oma juba saavutatu eest, oma inimeste eest. Siin on selge muutus teadlikkuses. Mingi vana siin kollektiivis, kes minu videot vaatavad. Mitte kõigil kollektiivis, me teame, et kollektiivis ühisväljas globaalselt ei ole see sugugi nii, kuid ma näen, et minu siin vaatajaskonnas on. Mingi vaatenurk on muutunud. Ja kui ma nüüd vaatasin, siis tuleb ka siit välja minu kaartidest meditatiivne meelistegevus. Tegelikult ongi juba nagu Reiki kanaldus, alateadlik tegelikult. Siis tuli keskpäike, mis on Reiki, eks ju, ja tuleb uue laps ka. Tuleb läbi, et see teadlikkus on natukene avardunud ka selle tõttu, et on saadud kontakti oma sisemise lapsega. Keegi või miski, mida sinu sisemine laps imetleb või armastab, on avanud sind rohkem. No mingi läbi usalduse, eks ju. Läbi usalduse on toimunud see. Ja huvitav, et loomakaartide Spirit Animals tuleb jänes ja draakon ja kaardipaki põhjas on öökull. Just nimelt, kas te saate siit aru, jällegi on siin vastandlikud energiad, aga see öökull justkui nagu vaatleb. See kaardipakk põhjas, tema on see, kes loob tasakaalu, tema näeb seda suurt pilti elutargalt nii-öelda, et nii õrn, aga tark jänes kui ka väga selline jõuline ja kirglik draakon, draakoni elemendid, et sellised nagu, tundub, et see vaatenurkade, nagu ma siin ütlesin, täiesti vastandlikud energiad on mõistmises. Saavad aru, et me oleme kõik üks, eks. Tegelikult oleme me kõik üks. Et me oleme omavahel seotud. Ei ole meile kasulik teineteise vastu töötada, vaid pigem on meile kasulik teineteist mõista, et me oleme siia tulnud peegeldama seda osa, mis meil iseendast on võib-olla uinunud olekus ja see äratada teineteises.
et see öökull tuleb sellise hästi elutarga vaatlejana, et tema vaatab kõrgemalt nagu ja näeb, kuidas erisused nii-öelda, et justkui nagu kõrgema mina või sisemise lapse või üliteadlikkuse niisugune ärkamine on siin, ma näen, mis on toonud sellist nagu tasakaalu ja on toonud teatud mõttes ka väge. Et siin on nagu ka, tajun, et on ka varjutöö olnud ja see on nagu loonud sinu enda sees rahumajja nii-öelda, sinu rahutemplisse rahumajja. Ja see on magneetiline ja see on sinu trumpäss, et sa oskad austada elu ja looduse erisusi. Et see on sinu trumpäss, et sa mõtled suurelt, sa näed suurelt, sa vaatled, sa ei anna hinnanguid, eks ju. Et selline universaalne armastus, see töötab sinu kasuks, et ei pea teineteist nii-öelda hävitama, et ma vaatasin ka, et tegelikult need olid niimoodi, vaata, et see draakon ei taha, ta teab, et jänes on selline õrnem, eks ju, aga ta ei taha teda hävitada, et ta teeb oma asja üldse, järgib oma kirge ja jänes järgib oma kirge, aga ta võib-olla motiveerib elus edasi minema ka kirglikult, et mitte alla andma või ohvrimeelsusesse langema, vaid kirega elus edasi minema. Aga öökull neist kõigist võib-olla on kõige tasakaalukam siin, et kui üks on selline arglik, aga samas edasipüüdlik ja teine on võib-olla väga-väga jõuline ja võib tegelikult oma tulega või kirega või sellise impulsiivsusega vahel ka kõrvetav olla või nii, siis see öökull lihtsalt jälgib ja vaatleb. Ja ma näen, et siin on ka nagu seltskond, kes seda teeb ja see toetab, oi huvitav, et see tiiger jäi siia alla. Tiiger jäi alla, siin on märk, jäi kaardipakki sisse ja märksõna on kannatlikkus. Kannatlikkus ja mul tuleb läbi, et you earn your stripes. Et läbi enda sisetöö sa saavutad oma nii-öelda need uhkusega oma kasukad riibud nii-öelda nagu šamaani selline kasukad riibud, et sa oled õigel teel, et sa oled kaevunud enda sisse ja ei süüdista, ei ole ohver, vaid sa saad aru, et sinus on kõik see, mida sa väljast näed, on teatud mõttes ka olemas, aga sa saad valida, mida või keda sa esindad või toidad nii-öelda. Kõik on meis olemas uinunud olekus, aga mida või keda sa toidad, kuidas ja kui palju sa kasutad nii-öelda. Ja mis eesmärgil. Et see on võib-olla ka selline reiki, eks ju, austav, on ju. Et see, et kui ma olen austav enda ja teiste suhtes, kui ma olen enda suhtes austav, siis ma olen ka automaatselt teiste suhtes tegelikult, enda kui terviku. Ja siis on ka mul elu kuidagi nagu küllust teadlikum ja sügavalt rahul olevam. Ja seda reiki õpetab. Et see on selline natukene ka šamaani rännak, selles mõttes nagu loodusrahvas, on ju, Eesti on loodusrahvas, loodusrahva teekond. Enda jaoks vaatan siin, kas ma sain kõik kaetud. Reiki õpetab, kui sul on ka probleeme vastuvõtmisega, väga paljudel on, eriti naiste rahvastel, kes on nagu justkui nagu õpetatud andma, jagama ja nii edasi, aga on väga tähtis, et oleks andmine, saamine, vastuvõtmine alati tasakaalus meil kõigil, nii meestel kui naistel. Ja meie algolemus on alati puhas rõõm. Ja seda reiki ka meid suunab sinna. Et me ei oleks kaassõltuvad, et see peaks kuskilt nagu väljast tulema meile, vaid et me ise vastutame selle eest, et see on nagu ilus ka. Kindlasti reiki tervendab ka sinu nii-öelda seksuaalenergiat või eluenergia lekkeid. Ta koondab sind ja joondab sind, annab sulle elujõudu selles osas edasi liikuda.
ja võib-olla mingid, mis ta veel teeb, eriti kui meistri tasandil, mingid traumad, mis sul on elus olnud, erinevad hingehaavad või mingid teemad, siis või koolis käigu mingid traumad. Ühesõnaga, see väga tervendab seda, see tasakaalustab seda, reigi liigub nii minevikku, olevikku kui tulevikku. Ta on väga suurepärane karma tervendaja. Ka see on, mida mina meistrina võin kinnitada, et see nii on, et see on imeline. Et see on imeline ja ta teeb seda väga emotsionaalselt, intelligentsel viisil, mis on parim võimalik viis üldse, ma leian, inimkonnale. Ja see on iidne tarkus, mis on kestnud tänapäevani ja kestab veel siit edasigi. Nii et see on suurepärane investeering iseendasse ja oma inimestesse. Ja see on niivõrd avatud, et isegi kui ma nüüd jagan oma teadmisi edasi meistrina, siis ma näen, veel saan kinnitusi, kui kaugele ma olen jõudnud ja ma veel õpin läbi niimoodi kohal olles, mida võiks veel just sellele seltskonnale, kes on selle tellinud, vaja olla, ja ma õpin inimkonda veel aina läbi selle kursuse, e-kursuse loomise, et see võimalikult saaks selline panustav igale ühele, et iga indiviidi kaupa nii-öelda oleks maailm parem paik ja et me looksime läbi iseenda sellist nagu oma ruumi ja emotsionaalne intelligentsus on selle võtmesõna tõepoolest, et ma ei oskagi nagu, kuna see on nii universaalne ja seal on nii palju teemasid, siis ma arvan, et see on üks selline läbiv teema, mis erinevate teemadega aitab nagu sul läbida. Mind see rõõmustab juba. Et kui varem ma mõtlesin seda, et järjekindel praktika, ma teen seda, see teeb mulle head, sest see teeb mulle hea tunde, on ju, sisemise rahu, siis nüüd ma lihtsalt rõõmustan selle kõige üle. Ma olen lihtsalt niivõrd tänulik. Et rõõmustan selle üle, et selline asi on minu ellu jõudnud. Ja et mul on see au, et ma saan jagada seda teistega. Sellepärast, et ma tean ise omas kogemuses, kui palju head on see mulle loonud ja ka olen kuulnud teiste lugusid, kui palju see on loonud ja et ma saan seda ka teistega jagada. Joonistasin neid sümboleid täna ja ma mõtlesin, et ma võiksin teha tegelikult enda isiklikud niisugused täitsa eripärased reiki kaardid ka. Et kui sinul on huvi näiteks, siis anna endast teada. Anna endast teada, et kas sul on huvi selliste vastu. Seal on kindlasti reiki sümbolid ja juhend nende kasutamiseks, aga seal on ka erinevaid selliseid reiki tarkusi või selliseid mantraid ja tarkusi ja nii-öelda reiki filosoofiat. Aga lisaks ka minu enda nii-öelda elukogemuste näpunäiteid, mis võivad äratada, need on tervendavad kaardid, eks ju. Et ma mõtlesin, et võiks seda teha. Mul tegelikult enda isiklikke kaarte ei ole, need, mis mul on, need on mul enda ma mõtlen päris trükki lasta ja et kui sul on huvi, siis anna teada. Et see aitab sul, kui sa oled reikit õppinud, veelgi rohkem kinnistada seda teemat ja veel avada mingit tahke seal, sest ma arvan, et mina näen reigit ja iga reikimeister näeb reigit ikkagi nagu oma kogemusest ka, seal on mingi baas, aga iga meister lisab sinna oma mingi väärtuse. Ja see on ilus. Ja sellele tasub avatud olla, sest see jällegi täiendab, rikastab, nagu me siin nendest šamaani tervendus oraakli kaartidest nägime,
see loob sulle endale küllust, kui sa seda oled. Ja see on imeline. Ilusat nädalavahetust sulle, kellel on lust ja trall, kellel on tööaeg. Tavalised nädalavahetused on mul väga töised. Ja mulle lihtsalt meeldib nii rahulik, mul on lihtsalt aega ja ruumi seda pühendada siis täielikult ja mulle meeldib nii ja ma töötan produktiivsemalt niimoodi, et kui ma saan olla üksi ja vaikuses ja omaette ja kohe järjest olla selline proaktiivne, produktiivne, tegus, pühendunud, et siis mul nagu tulevad tulemused ka kiiremini, et võtta see aeg niimoodi. Aga ilusad nädalavahetus sulle, ükskõik kus sa ka ei viibi ja ole hoitud. Ja tule minu Reiki e-kursusele, kui siit midagi sind kõnetas. Ja sa ei kahetse seda. Nägemist!